Iraani toetatud Houthi terrorirühm Jeemenis teatas täielikust Saudi Araabia mereliikluse keelust, põhimõttel blokaad blokaadi vastu. Käsk anti välja sellel esmaspäeval 2026. aasta 24. juulil sõjaväepressi esindaja Jaha Sari poolt ning see jõustus kohe. Rühm teatas, et Saudi Araabia laevad ja kuningriigiga seotud liiklus seisavad nüüd silmitsi mereblokaadiga. Selles videos ilmub Yahya Sari sõjaväe vormis, liikumise lipu ja sümboli ees, muutes ähvarduse ametlikuks käsuks. Miljonite inimeste reedesel hoiatus- ja mobilisatsiooni meeleavaldusel ning sellele eelnenud suurtes kogunemistes ja hõimukohtumistel kinnitavad Jeemeni relvajõud järgmist. Esiteks kuulutavad Jeemeni relvajõud välja meresõidukeelu kuritegelikule Saudi vaenlasele vastastikuse blokaadi põhimõtte alusel. Ja see jõustub alates käesoleva avalduse väljakuulutamise hetkest. Teiseks, kinnitame oma suure rahva õigust vastata blokaadile blokaadiga, täielikule eskalatsioonile täieliku eskalatsiooniga ning seda põhimõtet tugevdada. Kolmandaks kinnitavad Jeemeni relvajõud oma täielikku valmisolekut kõigiks võimalusteks. Ja et iga hoolimatus, mille sooritab Saudi vaenlane, mõtlematu, täieliku eskalatsiooni kaudu. Kõnes ei ole määratud lõpptähtaega ega täpsustatud, millised laevad esimesena sihikule võetakse. Sellest hoolimata seab avaldus Saudi laevad, kuningriigi sadamatesse suunduvad laevad ja ettevõtted, mis veavad riigist kaupu tõsisesse ohutsooni. Küsimus pole enam ainult selles, kas rünnakud toimuvad, vaid milline laev võidakse valida tõestamaks, et blokaad ei ole pelgalt propaganda. Reuters tõi esile, et isegi avalduse põhjustatud ebakindlus võib katkestada marsruute ja hoida laevu Saudi Araabia sadamatest eemal. Oht on suunatud Bab el-Mandebi väinale, kitsale läbipääsule, mis ühendab Punast merd Adeeni lahe ja India ookeaniga. Umbes 12% maailma kaubandusest läbib tavaliselt seda piirkonda. Lisaks umbes veerand kogu maailmas konteinerites veetavast kaubast. Täielik sulgemine võiks katkestada Saudi Araabia naftatarned Aasiasse ja eemaldada kuni 7% pakkumisest. Laevad, mis seda piirkonda väldivad, peavad Aafrikast ümber hea lootuse neeme sõitma, mis pikendab reisi, suurendab kütusekulu, kindlustuskulusid ja kaupade lõpphinda. Saudi Araabia on muutunud veelgi sõltuvamaks sellest väljapääsust Punase mere kaudu, sest Hormuzi väin on samuti Iraani rünnakute ja ähvarduste all. Kuningriik oli igapäevaselt transportinud miljoneid barreleid naftat ida-lääne naftatoru kaudu, viies nafta Pärsia lahe piirkonnast Saudi Araabia mereterminalidesse. A-grupp ähvardas samuti lennufirmasid, naftatööstuse rajatisi, lennujaamu ja Saudi Araabia sadamaid. Abid Abdumalik al-Ruti kehtestas uue reegli. Lennujaam lennujaama eest, sadam sadama eest ja blokaad blokaadi eest. Mitteametlik vaherahu, mis oli alates 2022 aastast suuremat konflikti tagasi hoidnud, on praktiliselt purustatud. Rünnaku sanale esitles rühm kui vaenutegevuse vähendamise perioodi lõppu. Reedel 17. juulil toimunud protestil näitasid hultide toetajad plakatit, millel kuulutati, et kõik Saudi Araabia naftarajatised võivad olla rakettide ja droonide sihtmärgiks. Mõni päev hiljem teatas Yahya Sari mereblokaadist. Selles videos esitletakse taevas olevaid sähvatusi kui islami revolutsioonilise kaardiväe raketistarte Kuveidi, Jordaania ja Süüria suunas. Viimastel tundidel on kaitsesüsteemid.
Jordaania teatas, et on mitmed raketid alla tulistanud, samal ajal kui Kuveit registreeris taas rünnakuid energia- ja soolatustamisrajatiste vastu. Reuters kinnitas samuti, et Iraan oli korraldanud rünnaku Al-Tanfi piirkonnas Süüria idaosas, kuigi Süüria sõjalise allika sõnul Ameerika sihtmärki ei tabatud. Rünnak toimus samal ajal, kui Ameerika Ühendriigid viisid läbi 9. järjestikust ööd rünnakuid Iraani sõjaliste rajatiste vastu. Sihtmärkideks olid juhtimiskeskused, õhutõrjesüsteemid, ranniku jälgimise positsioonid, sidevõrgud ning kohad, mida kasutati droonide ja rakettide väljalaskmiseks. Ameerika vastus suurenes pärast seda, kui Iraani rünnak Jordaanias asuvale baasile tappis 2 Ameerika Ühendriikide sõdurit ja jättis 1 teadmata kadunuks. Teheran otsustas kätte maksta, rünnates Araabia riike, kus asuvad Ameerika väed, levitades ohtu kogu Pärsia lahe piirkonnas. Sõda tabas otseselt ka kütuseveoga seotud kaubalaeva. Naftatanker Kavouga Valmales on nähtav, kui seda katab tohutu suitsusammas. Alus sai tabamuse 19. juuli ööl Omaani ranniku lähedal. Laev sõidab Malta lipu all, ehitati 2025 aastal ja seda opereerid Kreeka ettevõte Dinakon Tankers. Meeskond hülgas aluse ja päästeti turvaliselt puksiiri poolt. Samal ajal jäi naftatanker triivima ja põlema. Reisil, mil ta pihta sai, sõitis ta tühjana Pärsia lahe sadama poole, et võtta peale uus last. Briti mereteatis teatas, et laeva tabas tundmatu mürsk, kinnitamata kohe vastutajat. Revolutsiooni kaardivägi teatas samal päeval, et 2 naftatankerit plahvatasid ja jäid seisma pärast seda, kui nad üritasid läbida Iraani poolt ohtlikuks peetud marsruuti. Ühine mereteabekeskus oli juba alates 25. juunist Hormusi väinas registreerinud 11 Iraani rünnakut laevade vastu. Ohutaset hinnati endiselt tõsiseks ning uusi vaenulikke tegusid peeti väga tõenäoliseks. Supernaftatankerite liikumine langes juuni lõpu ja juuli alguse 8 ületuselt päevas, viimase nädala jooksul vaid 2 päevas. Laevade vaheline nafta ümberpumpamine väljaspool väina vähenes samuti oluliselt pärast uut rünnakute lainet. Kui Iraan ja tema liitlased levitavad merel ähvardusi, seisab Iraani poliitiline juhtkond silmitsi hirmutava kriisiga omaenda režiimi sees. Mojtaba Khamenei pole avalikkuse ees esinenud alates sellest ajast, kui ta sai kõrgeimaks juhiks. Tema avaldused on tehtud kirjalike teadetena ilma kõnedeta rahva ees. Abbas Araghchi avaldas ühes intervjuus, et ta ei olnud pärast Mojtaba ametisse astumist temaga isiklikult kohtunud. Ühele Iisraeli julgeolekuallikale omistatud teates väideti, et juht ei viibigi Iraani territooriumil, kuid see info ei ole saanud sõltumatut kinnitust. Nexta avaldatud raportis esitatakse Mojtaba puudumine äärmusliku isoleerituse tulemusena. Ainult väikesel rühmal oleks ligipääs juhile, kõrgeim juht, samal ajal kui nähtavamad ametnikud nagu Araghchi, Masoud Pezeshkin ja Mohammed Bagher Ghalibaf teevad avalikke otsuseid. Iraagi allikad teatasid ka, et Mojtaba keeldus kohtumisest Iraagi peaministri Ali al-Zaidiga, kartes, et kohtumine võib paljastada tema peidukoha. Kiildumine toimus pärast seda, kui al-Zaid külastas Donald Trumpi Valges Majas ja viis sõnumi Iraani juhtkonnale. Paranoia kasvas pärast seda, kui Araghchi tunnistas tõsise turvavea olemasolu Iraanis. Selles raporti poolt avaldatud videos kinnitab minister, et vaenlane teadis Ali Khamenei igapäevast rutiini, teadis, kus toimusid sõjaväejuhtide koosolekud ja valis täpse aja ründamiseks. Araghchi tunnistas, et see turvaauk ei ole veel täielikult kõrvaldatud ning võib jätkuvalt mõjutada juurdepääsu teabele ja isegi režiimi otsustusprotsessi. Näiteks väljaspool Beiti toimus kaitsenõukogu koosolek, mille korraldas härra Shamkhani ja ka härra Khamenei ise on Beitis.
kuidas te seda tõlgendate? Samal ajal 3 või 4 koosolekut kell 9:30 hommikul. Strateegiline nõukogu ise pidas nii kindla ja kohustusliku koosoleku igal laupäeval, et arutada nädala kõige olulisemaid teemasid. Kui ma olin strateegilises nõukogus, siis meil oli samuti igal laupäeva hommikul koosolek. Aga see toimus nende hoones Pastarani tänaval. Ma ei tea, miks sel päeval oli koosolek alumises hoones. Pealegi see koht ei olnud sihtmärk, aga härra Samkhani koosolek oli sihtmärk. Härra Shirazi kontor oli sihtmärk. Härra Rejazi kontor oli sihtmärk. Ja tema ekstsellentsi enda büroo ei olnud sihtmärk. Nad ründasid neid kiiresti. Nad ründasid ka aseministrite koosolekut. See oli teistest hoonetest, ma tean. Ma ei pea loomulikuks mitme koosoleku samaaegsust. Tol ajal härra toimusid igas hoones koosolekud. Aga jah, kõrgem juht oli oma kabinetis. See ei loe. Nüüd kaitsenõukogu koosolekul, mille korraldas härra Samkhani, ma ei tea, kas see oli juhus või mitte, aga samal ajal toimus ka luureministeeriumi koosolek. Oluline minu arvates on see, et nad olid neist koosolekutest teadlikud. Ja see võib-olla oli turvaauk, mis eksisteeris. Ja tõenäoliselt eksisteerib siiani. See tuleb lahendada. Ja nüüd uurivad julgeolekujõud seda. Ja ma usun, et see turvaauk ei piirdu ainult infiltreerumise ja teabe hankimisega. Mõnikord mõjutab see otseselt ka meie otsuste kujundamist. Ja mis veel hullem, see mõjutab meie psühholoogilise keskkonna suunda. Järgmiste tundide jooksul peavad laevaomanikud, kindlustusandjad ja terminali operaatorid otsustama, kas hoida laevad Babel Mandebis või suunata need pikematele marsruutidele. Houthi ähvardus saabus just siis, kui Hormusi väin kannatab põlevate laevade, vähenenud liikluse ja revolutsioonikaardiväe rünnakute all. Vahetu tulemus on tugev surve Saudi Araabia naftale, rahvusvahelisele kaubandusele ning kogu Pärsia lahe ja Punase mere mereturvalisusele. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat PIX võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.